Tere ja aitäh kutsumast. Viljar Lubi olen mina. Hetkel töötan majandusarengu asekantslerina MKM-is. Mis amet ennast kujutab? Minul on hästi lihtne eesmärk, et Eesti majandus kasvaks. Minu mõõdik on ainult SKP, absoluutsummas. Nii et mida kiiremini me seda kasvada saame, seda parem, siis mina olen rahul. Portfell on hästi lai. Tööstus, turism, teenindussektor, innovatsioon, startupid, kõik läheb siin alla. Kõige olulisem faktor üldse. Mind huvitab ainult üks asi, kasvada saab ainult läbi ekspordi. Eesti siseturg on niivõrd väike, kui eksport ei ole, siis tegelikult majanduskasvu pikas perspektiivis tulla ei saa. Nii et kõik, mis me teeme, kus riigi tugi mängus on, peaks toetama eksporti. Nüüd on nagu see küsimus, et ma alustaks võib-olla üldiselt, et kuidas MKM mõtleb ja miks, ja siis liiguks selle kitsamalt, et missugune võiks olla mahemajanduse roll kogu selles laiemas pildis. Ja siin oli mainitud ka juba, et tegelikult minu portfelli juurde käivad ka siis, mida võib-olla ettevõtjad teie teate kõige paremini, on ka EAS ja KredEx näiteks ja kaks suurt organisatsiooni, mis on siis minu portfellis ja kes on nagu meie suured käepikendused ettevõtluse ja Eesti majanduse arendamisel. Nii, üldine pilt. Mis on Eesti majanduse suur väljakutse? Väljakutse on see, et meil on oht sattuda keskmise sissetuleku lõksu. Mis see tähendab, on see, et kui küsida ettevõtte käest, mis on kõige suurem probleem praegu, mida nad ütlevad. See on konkurents kõige suurem probleem, see on tööjõu kättesaadavus. Töö kättesaadavus on probleem kõigile, aga see on nagu kahe teraga mõõk. Kui vaadata Eesti majandus tervikuna, ma üldistan, on see, et Eesti majandus on liiga tööjõumahukas. Me lihtsalt me mängime selle peale, et toote hinnas on tööjõu hinna osakaal liiga suur. Võrreldes teiste riikide, kuhu me jõuda tahame, nii et igal juhul me peame sealt välja liikuma. Ja majandusteooria ütleb väga lihtsalt, kui sa oled palgasuure tingimustes, kapitali hind on maailma mastaabis peaaegu ühtlustunud, ainukene viis edasi minna on innovatsioon. Eesti on ka sinna jõudnud, et innovatsiooni me peame tohutult panustama. Kui tööjõud välja jätta, mis on järgmine teema, mis ettevõtted kõige rohkem vaevab, see on ka konkurentsitult väga suur, kaks tükki ongi ainult on tööjõu kättesaadus, teine on ligipääs eksporditurgudele. Ettevõtetel ei ole seda. Kahjuks. Eesti on väga edukas ekspordiriik olnud, aga nagu ma armastan öelda, Eesti on suurepärane eksportija olnud, aga õudselt kehv müüja olnud. Sest praegu ka on probleem see, kui te vaatate ekspordi mahud kasvavad, aga seal on üks väga suur aga, millest me väga palju ei räägi, aga millest me peame rääkima. Eksport kasvab, ekspordi hind ei kasva. Ekspordi hind on suhteliselt staatiline, nii et tegelikult me endiselt müüme suures mahus odavat toodet. Ja kui tööjõu osakaal on endiselt suur, palgasurve on, siis tegelikult meie rahvusvaheline konkurentsivõime igal juhul väheneb. Ja see on suur probleem, et tegelikult me peame tegema kõik, mis võimalik, et ka ekspordi hind kasvaks. Siin nüüd tuleb see mahemajandus sisse, kuhu ma kindlasti jõuan ka. Ja siin juba räägida sellest, et kui sama tootegrupp mahe ja mitte mahe ta hinna erinevus võib olla 3-kordne, siis see ongi see tegelikult, kuhu me jõuda tahame. Et eksporditurgude saamine, väga oluline kitsaskoht, ma saan aru, et te olete kõik juba kasutanud ka riigi tuge selleks ja kindlasti ma kuulaksin hea meelega rohkem, et mida riik saab täiendavalt teha. EAS ja saatkonnad on tõenäoliselt kaks kõige olulist allikat, kes aitavad siis ettevõtjad välisturgudele. Loomulikult Eesti on väike, meil ei ole saatkond igal pool ja EAS-i samamoodi, aga põhiturgudel, kuhu me tahame jõuda, tõenäoliselt see tugi olemas. Et mul meelest ära ei lähe, te kindlasti olete juba kursis ka, aga kui te lähete välisturgudele või teil on huvi välisturgude vastu ja tahate, et riik oleks abiline, siis kui te juba kuulnud ei ole ja ei kasuta, eelmise aasta sügisel me tõime ellu portaali nimega visiidid.ee, võite vaatama minna, see on kõigile kättesaadav. Seal on kirjas, kuhu riik läheb ärimissioonile. Kui mingi vipiga, ilma vipita samamoodi saate kirja panna, mis riikide vastu teil huvi on, et siis kui tealt tekib nii-öelda prioriteetne list, kuhu ärivisiiti plaanitud ei ole, aga huvi on piisav, siis me teeme selle ärivisiidi sinna. Nii et aidata teil ustest sisse. Selle visiidid.ee. Nii, nüüd on siis küsimus see, et kuidas majandus sellesse pilti paigutub. Eestil on üks teine probleem ka veel, et me oleme hästi väike, nii et kui me räägime innovatsioonist, siis on üsna tõenäoline, et kõik
ühtemoodi hästi me teha ei suuda. Nii et meie MKM-is arvame küll niimoodi, et selleks, et edukas olla, me peame tegema valikuid ja valima oma võitlusi. Ja me oleme seda alustanud ka, seiret väga paljud peavad oluliseks, aga seiret keegi ei jälgi, nii et on Arenguseire Keskus olemas ka Riigikogu juures, kes teeb arengutsenaariumid, ütleb, et need ja need sektorid tuleks välja valida ja eelisarendada, aga poliitiliselt on tihtipeale väga raske öelda, et nii, mahemajandusega me tegeleme, aga näiteks tekstiiliga ei tegele. Lihtsalt ei tööta nii. MKM-is me oleme võtnud väga majandusliku seisukoha, vaatab selle vastu, et kus meil on ekspordivõimekus ja kus on väga suur huvi rahvusvahelisel kapitalil meie vastu. Ja me oleme alustanud nii-öelda väärtuspakkumistega 3 valdkonnas. IKT, puit ja toit. Mis see tähendab? Kui me nüüd vaatame need 3 sektorit, me oleme see võtnud pulkadel lahti, siis need on sektorid, kus meie ekspordipotentsiaal või praegune juba ütleme, võimekus on 10% umbes kogu ekspordimahust, miljard või rohkem eurot aastas. Aga kui me võtame nüüd referentsriikidega, siis on näha, et meie lisandväärtus nendes sektorites on väga madal. IKT sektor, mis on meie nii-öelda aujuhkus, kui vaatan näiteks Soomega, siis keskmine lisandväärtus töötaja kohta on 3 korda madalam kui Soomel. Ja põhjus on hästi lihtne. No lihtsustan küll, aga on väga suur põhjus IKT-sektori puhul on see, et Eesti IT-sektor on keskendunud liiga palju riigile. See andis meile nii-öelda hea alguse, aga riigile tähendab seda, et toode, mis Eesti IT-sektor praegu teeb, ei ole skaleeritav. Sa oled ühe korra teenus valmis ja oled järgmise kundi hakkad otsast peale. Soomlastel, stiilis nagu Rovio, teed Ängri-Pöötsi valmis ja müüd seda. Ja see ajab ka lisandväärtus ülesse. Ja siin on nüüd näha seda, kus mahe Eesti jälle tuleb sisse, on, et sektori tervikuna on oluliselt hakanud mõjutama positiivses suunas seda, mis teeb Startup Estonia. Kõik idufirmade kogukond, mis on praegu väga tarkvarakeskne, neil on peamiselt skaleeritav toode ja see on omab juba mõju kogu sektorile. Ajab seda üles, tänu sellele riigi seisukohast me toetame idufirmadust nii palju kui võimalik, sest see on Eesti majandusele juba olulise mõjuga IT-sektorile. Puit. Puidu probleem. Taaskord me oleme tohutult madalama lisandväärtusega, kui on näiteks Soome. Miks? On see, et seal on nagu 3 segmenti. Kõik, mis puudutab palki, saetööstust, meil on tohutult palju mahtu seal. See on keskmine segment, kus on väga oluline tugev sektor, näiteks puitmajad. Ülelemine segment, kus on kõige suurem lisandväärtus, ütleme paberimass, panustame liiga vähe. Me viime ümarpuitu lihtsalt väärindamata välja Hiina. Ei ole mõistlik. Me vaatame, mida teha saame. Sektor ütleb meile, et selleks, et näiteks Estonian Cell teeks teise samasuguse tehase, Kehra teeks või Estforon, toogi elektri hind alla. Elektri hind pole konkurentsivõimeline. See on üks põhjus, miks me tegeleme üldse sellega MKM-is. Samamoodi, et kas puidusektor, näiteks puitmajade puhul on see probleem, et väga suurepärane võimalus nagu eksportida. Eesti on kõige suurem puitmajade eksporti Euroopas, aga lisandväärtus on väga madal. Miks? Me ikka müüme liiga palju kuure aiatööriistadele selles segmendis. Ja see on probleem, me ei pane innovatsiooni. Et küsime iseendalt küsimust, et kui me teeme Eesti firma, ehitab Bergenisse 13-kordsed puitelamud, miks me Eestis ühtegi ei ole? Kas Tallinna linnas on üks puitmaja, mida iga turist vaatab minna? Küsimus, mida tuleb küsida. Toit. Nii, nüüd jõuame sinna, nüüd ma jõuan siis Kaarega selle mahe juurde. Toidu puhul samamoodi suur probleem on, et lisandväärtus väga madal ja me viime liiga palju toorainet välja. Kui me vaatame statistikat, 2 väga suurt siis kaubasegmenti, kus me viime seda välja värindamata, toorpiim, teravili. Et väga palju toorpiima viime Leetu, leedulased teevad sellest juustu, viivad meile tagasi. Ei ole mõistlik. Teravili, see on otsas mõttes selle tohutul hulgal laheriikidesse ja müüme selle kaamelitele toiduks. See on otsas mõttes. Nüüd on küsimus see, mis siin Krista tõi välja, et kui maheteravili on 3 korda kallim, et võib-olla see ka väljund, et me müüme seda 3 korda kallimat teravilja kaamelit toiduks. Et las need šeigid siis maksavad oma kaamelit toidu eest maheteravilja. Aga kas sinna liikuma võiks mitte? Aga nüüd ma näitan paar slaidi ka, et kui me vaatame ka numbritesse, et millest me üldse räägime, kas mahe
majandusel võiks olla selline oluline mõju Eesti majandusse, siis neid protsente te olete kindlasti näinud, et ma siia liiga palju kinni ei jääks. Aga ütleme jälle, kui referentsriike võtta, siis ainuke asi, isegi absoluutnumbrites, kus me tegelikult jääme põhjanaabritel alla, on munad. Aga igal pool teistel juba praegu tegelikult me oleme, mis puudutab toorainet, oleme juba üsna võrdväärsed ja nüüd ongi küsimus see, et mida mina tahaks teie käest küsida, et mis meie ambitsioon on. Et me oleme väga paljude riikidega juba vähemalt samaväärsed, kui mitte paremad. On küsimus see, et kuhu me jõuda tahame. Eesti on niivõrd väike, et kui väga paljudel arenenud riikidel, ütleme see mahetoidu osakaal võib jõuda sinna 10%-ni, siis küsimus see, et neil on ka piisavalt suur siseturg, et nad söövad seda toita oma siseturgu sellega ja sellest piisab ja tootmine on piisavalt siis juba mastaabisäästu tõttu on see võimalik. Eestis seda võimalust ei ole, ainuke värk on või võimalus on eksport. Nüüd on see, mis probleem on selle slaidi puhul, on see, et mul pole jätkuslaidi. Jätkuslaidi selles mõttes, mis puudutab juba tooteid. Need on kõik toorained. Väga palju müüme tooraineid välja, aga me ei tee neid tooteid. Minu küsimus ka teile, et mida saame MKM-i poolt teha selleks, et me saaks rohkem tooteid sellest mahetoorainest teha. Et siin ma tean, et see probleem on, et see tootmine on kallis, vahendid on kallid, et kas see on tõenäoliselt see muna-kana küsimus ka, et selleks, et rohkem tootama sul nii-öelda mastaape, selleks mastaape on sul turgu vaja ja kuna siis riik peab oppi tulema, mis vormis. Et seda kindlasti tahaks teie käest teada. Meil on väga hea meel olla partner mahemajanduse selles programmis, mida MEM juhib ja omalt poolt aitame kaasa nii palju, kui oskame. Juba läbi EAS eelkõige me teeme seda, mis puudutab eksporditurgudele saamist. Ma loodan, et te kasutate neid võimalusi aktiivselt, on neid messidele minekuid. Me anname ka koolitusi, programme, et kui sealt midagi puudu on, siis lihtsalt küsige, mis olla võiks, seda peate teie ütlema. Aga taaskord, et see, et kõhutunne ütleb, et mahe on õige tee minna. Statistika ütleb, et mahud on niivõrd väiksed, et selleks, et sellest nagu tuleks tohutu mõju majandusele, on veel pikk maa minna. Et hästi lihtsalt mõttes, et näiteks, et minu taust, ma olen diplomaat, et kui ma olin enne suursaadik Indias, siis pidin tegelema näiteks 6 Eesti ettevõttega. 5 neist oli liiduettevõtted, 1 oli suur tööstusettevõte. No üks konkreetne moment oli. Ja hästi pragmaatiline lähenemine ütleb, kui kõik 5 liiduettevõtet õnnestuvad, siis võib-olla igal ühel on projekt, mis toob sisse 200 000 eurot. See tööstusettevõte on nii suur, kui tema õnnestub 20 miljonit kohe. Puhas loogika ütleb, et aega läheb igal ettevõttel sama palju, peaks koguma tähelepanu ja võimu suunusele tööstusettevõttele. Sest mõju majandusele on sealt oluliselt suurem. Et see on nagu selline nii-öelda ratsionaalne nagu dilemma, et millega me peame nagu tegelema, aga ma ütlesin tõesti, et usu küsimus, et see ambitsiooni koht, et me peame endale selge sihi maa seadma, et see on see eesmärk, 3,6% praegu toidusektori ekspordist on mahe, et selge on see, et see olulist mõju omanda. Nüüd on küsimus see, et kuhu me selle nagu eesmärgi seame ja siis, kui me selle eesmärgi seame, et mis me saame koos teha selleks, et see ära tooks. Et igal juhul see, et ekspordi hind hakkab tänu sellele kasvama, et kindlasti on õige suund. Nüüd on küsimus see, et kas meil on ambitsiooni võimekust tegelikult ka realistlikult ennast oluliselt nagu suuremaks mängida. Küsimus teile on, mida minu analüütikud ei leidnud infot, on küsimus see, et mis võiks olla, kas meil üldse on referentsriik olemas. See info ütleb niimoodi tegelikult, me oleme juba referentsriikidega võrreldavas seisus. Aga kas see on mõni riik, kelle moodi me tahame olla ja püüdleme, et vaadata, mida nemad on teinud, või tegelikult me läheme looma tegelikult pretsedendit olukorda, et me ütleme, et 50%, utreerin, 50% tulevikus Eesti toiduaine tööstusest on mahe. Loomulikult me seda ise ära ei tarbi, aga ei peagi tarbima, see peab minema ekspordiks. Aga kas see on meie eesmärk ja keegi teine maailmas seda pole teinud ja sellisel juhul see mõju loomulikult väga suur. Aga see on see usu küsimus, et nagu sa ütlesid ka, et poliitikud hakkavad uskuma, et hakkame siis kuskilt minema. Kas sa tahad vastust ka saada? Jaa, ma kohe lõpetan ära, siis ma tegelikult kohe küsin ära, ma vaatan, et siin on nendest ekspordikäivet ka, et me vaatame nagu nendele numbritele otsa ja numbrid on sellised, et mõned suurenevad, mõned vähenevad. Head näited on kindlasti
Ja. ja tulles, eks ju, värskelt ka BioVahi messil, kus ka paljud külastasid, ma usun, et indu ja inspiratsiooni said kõik näha, kuidas riigid seal väljas on ja mida pakuvad. Ja nagu sa mainisid, et munad ja Taani on otseselt munade pakkumisega väljas, mul on seal trükis. Ja mul on veel palju ägedaid näiteid, mis teised riigid teevad, aga minu sool lõpp siinkohal, ma korra viskan tagasi siis publikusse küsimuse, kas on tunne, et meie oleme küll rääkinud Organic Denmarkist ja olen kohe viimase peale, selle panen peale. Kas teil on tunne, et on mõni esindusriik, kes võiks olla Eestile veel eeskujuks? Ma panen kohe seal viimase slaid, et ma tegelikult siin lõpetan ka ja tegelikult rohkem küsiks teie käest, et MEM juhib seda asja. MKM vaatab selles kontekstis täpselt, et kuidas me saame kaasa aidata sektori sisesele innovatsioonile, kuidas me saame toetada ekspordivõimekust ja see, et kas meil on ühiselt olemas ambitsioon, et me tõesti suurendame oma nii-öelda lisandväärtussektori sees, mida meil väga-väga vaja on. Sest hetkel toidusektor on väga suur, tõenäoliselt ei kao mitte kuhugi, me peame igal juhul väärtusahelises liikuma ja kas me suudame seda teha ja mis selleks vaja on. Ja siin on meil ka paar küsimust, et tegelikult me tahame rohkem infot saada. Infot kätte saada ei ole üldse lihtne. Väga-väga raske on infot kätte saada, mis on adekvaatne, sellepärast, et ilma infota me poliitika kujundamise otsuseid teha ei saa. Ja sellepärast ongi, et kui teil on nagu sisendit, kahjuks ma pean ise lahkuma umbes kell 1:20, nii palju aega on, aga ma loodan, et te teete sellest üritusest kokkuvõtte ka. Et siis me saaks kindlasti vaadata. Aga kuhu me tahame jõuda? Ma siis küsiks niimoodi, et ma ei tea, kas on olemas vastus ka, et mis meie ambitsioon on? Praegu 3,6%. Ja siis kuskilt ma lugesin seal ka informatsiooni raske kätte saada, kui praegu me müüme Mahe-Eesti vahetoodete eksport on umbes 30 miljonit. Ja kuskilt oli ambitsioon on aasta 2021 50 miljonit. Siis ma ütleks, et see on nagu klubiline tegevus, et see võiks olla oluliselt kõrgem. Sest kui Eesti ekspordi maht, kogu maht aastas läheb sinna 17-18 miljardi peale, siis tegelikult 50 miljonit on väga väike summa. Et kindlasti, et see, et olulist mõju omada. Et see, mida ma sisuliselt küsin, on nagu see, et kas MKM ja VAS näiteks peaks suunama valdav enamus oma vahendid selleks, et aidata firmasid nagu, ma ei tea, Tere, Tartu Mill ja muud sellised teeks oma tavapärast asja, kuna seal on tohutult suur nii-öelda ekspordipotentsiaal. Või me ütleme niimoodi, et kui te ei liigu mahe peale, kui te innovatsiooniga ei tegele, siis Eesti riikid ei toeta ja näed, me läheme ambitsioonikate, seni veel väikeste mahetootjate juurde ja panustame sinna sellepärast, et nemad igal juhul panustavad lisandväärtuskasvule ja toodetele, kus tööjõuelement ei oma olulist mõju hinnastamisel. Sest tööjõud kindlasti kallimaks läheb, meie eesmärk ei olegi palkasid alla hoida, vastupidi suurendada. Ma arvan, et tuleb selle lõpuvõtt, et ma arvan, et teha tuleks mõlemad. Aga ma võib-olla tooks esile veel mõned nüansid. Esiteks ma tahaks kiita EAS-i ja minu arust viimase 3 aasta jooksul just EAS-ist on päris palju abi ettevõtted. Ja see suund, kuhu EAS liigub mitte ainult toetusmeetmetega, vaid ka selle võrgustiku, mis erinevates riikides on siis esinduste kaudu, on tegelikult tehakse supertoetus. Et selles suhtes igal juhul suund on õige. Nüüd, mina võib-olla esindan rohkem selliseid mikro- ja väikeettevõtteid, mis on minu arvates probleemid, millele peaks ja võiks tähelepanu pöörata. Esiteks on lisaks kõik õiged tööjõud ja siis mis te üles loetasite, aga ma lisaks veel tooks võib-olla ühe asja, mis on kapitali kättesaadavus. Et väikeettevõtted või mikroettevõtted eelkõige nendel tegelikult tekib selline investeerimisvajadus ka. Tänase kapitali kättesaadavus on väikeettevõtete suhteliselt keeruline või siis kallis. Et kui me vaatame seda, et
ütleme, esiteks, mis on see, et krediidiasutuste jaoks need väike ja mikroettevõtted ei ole väga ahvatleda. Tööd sa pead sama palju tegema, raha saad sa suhteliselt vähe välja anda ja siis on see, et lisaks sellele, et seal on KredExi ja Euroopa Investeerimisfondi käendused, võetakse isiklikud käendused, pangal finantsasutusel on null risk, aga see protsent, millega sulle seda laenu antakse, on jõhkralt kõrge minu mõttes. Et kui me räägime nendest väiketootjatest, kes tänasel hetkel niigi peavad väga kõvasti pingutama ja nipitama, et nad oma kasvu ära teha, siis see protsent on kõike seda konteksti arvestades minu arvates natukene liiga kallis. Aga head midagi. Võib-olla tuleks mõtelda selle koha peale, et sinna teha mingisuguseid tooteid juurde. Sest üks asi, mis kui me võtame selle sektori, kus Organic Estonia valdavalt toit, aga siin on väga palju muid valdkondi juures, on see, et kellega sa äri teed, sa teed äri jaekaubanduse palgalt. Mis see jaekaubandus tähendab? Jaekaubandus on maksetähtajad. Ja maksetähtajad on saad õnnega koostada, saad maksetähtajaga 3 päeva, siis sa oled reeglina 60, 65, 90 päeva ja nii edasi. Ehk siis öeldi, see raha, mida sa nagu pead käibesse panema, on päris suur ja see on nagu vahistab. Et see on nagu ka üks mõte. Teine pool, miks ütleme, Eesti ettevõtted on väga usinad eksportid, aga lisandväärtus väike on see, et Eesti ettevõttetel minu hinnangul väga paljudel, eriti just väiksematel ja keskmise suurusega ettevõttetel ei ole võimekust brändi välja arvata. Ja need brändid ei ole selles mõttes letikõlblikud. Et sa Eestis saad küll teha, Eestis on kõik okei, aga kui sa lähed Soomes kaasada saad, kui sa lähed kaugele minna, siis on see, et su bränd ei ole küpsel. Ja see nõuab tõesti taaskord väga palju investeeringut. Oma bränd välja arendada lihtsam on alati minna seda private label'i teed ja teha allhange, mis ei ole ka iseenesest paha selleks kapitali koguda. Ehk siis kui mõtelda mingisuguste uute meetmete peale, siis kindlasti peaks olema see, et kuidas nende brändi välja arendada, täna seda ei ole. Et me oleme ise korduvalt püüdnud erinevate meetmete ja teine ja sealt edasi veel on see, et kui sa selle brändi valmis saad ja sa nüüd nagu suudad siis juba iseseisvalt minna konkreetsetesse müügivõrgustikesse sisse on turundus. Ja algusfaasis seda, et seda turundust seal ära finantseerida, see on taaskord suur väljakutse. Ehk siis võib-olla need 2 kohta, see brändi turundus on see, mida tasub mõtelda. See ei puuduta ainult nagu mahettevõtteid või siis Organic Estonia liikmed, vaid see puudutab väga paljusid Eesti ettevõtteid. Et seal tekib see pudelikael. Kasvada, samal ajal oma tootmisvõimsusi välja arendada, ära finantseerida oma käibevahendid, mis see jää raha kandub. Ma olen igati nõus ja kõik need 3 elementi 100% nõus. Ja kõik taandub minu hinnangul ühele samale küsimusele, mis ma küsin, mis on meie ambitsioon. Et seletan ka niimoodi, näiteks kui me räägime brändist, mis on väga õige, et brändimise puhul on ka näiteks see, et väga lihtne on näiteks igale saatkonnale saata selline asi, igal üritusel, mis saatkos toimub, pannakse üles Organic Estonia mingi asi. Nii, nüüd võib küsimus olla, et näiteks kui mina olen Indias, tuleb üks India ettevõte ütleb, kuule ma tahan. Nüüd ma tahan seda astelpaju mahla 200 000 liitrit iga kuu. Nüüd küsimus see, et mis meie vastus on. Kui ütleb, et ma annan sulle 200 liitrit, siis jääb äri kohe katki. Et see on nagu see asi, et mis on meie ambitsioon, et kui palju ja kui kiiresti me oleme võimaliselt nagu kasvama. See, mis võtab rahastust, 100% nõus ja ma tahtsingi nagu teie käest küsida ka, et kas paralleel tuua näiteks kaitsetööstusega. Kaitsetööstuse liidu puhul on see, et KredExiga on tihedad läbirääkimised ja on olemas juba lahendeid ka. Kaitsetööstusel on väga omapärane selline probleem, et mis võib olla mahega sarnane, aga võib olla ka mitte. On see, et neil võib olla see, et sul on hea idee ja sa aastaid lihtsalt on ühe toote peal. Äkki sa oled tellimus ja sa pead kasvama näiteks 2000%.
Nad ei suuda seda kasvu lihtsalt finantseerida nii kiiresti, kui tellimus tuleb. Aga see on ka skaleeritav toode tavaliselt ja kui sul raha on käibekapitalis, sa võid kasvada. Nüüd KredExi abiga me loome sellise võimaluse, et nad saaksid hästi kiiresti kasvada. Nüüd on küsimus samamoodi, et kas mahe puhul teha sarnane asi, võib-olla algselt läbi KredExi, võib-olla teisi allikaid juurde tuua, ongi see, et kas on meil võimalus kasvada näiteks, ma ei tea, 500%, 500 aasta jooksul. Ja selleks, et seda kasvu finantseerida, peab KredEx või mingi muu, ütleme, meetme kaudu appi tulema. Aga küsimus ongi see, et kas selline kasv on üldse selles sektoris võimalik? Ei ole. Me oleme ju territoriaalselt piiratud, mida mitte väikse. Ja igate piirkonna piir ette. Me ei saa hektarist rohkem välja pigistada, kui seal on. Ja me oleme maailma vastupis väiksed. Meil ei ole võimalik 200 000 tonni aastakõne mahtu, seda ei pigistada nagu kuskilt otsast. Pigem tuleks teraviks suunata, kui seda kaartigi vaadata, et seal näidatud ära see õhupuhtus. Nii mõneski mõttes on Eesti põhimõtteliselt mahedam, kui see üle-Euroopaline mahestandard tegelikult ette näeb. Täpselt meie ametkondade looduse eripära, aga mina olen mesinik võin öelda, et kindlasti Eesti mahemesi erineb väga suuresti sellest mahemest, mida Kesk-Euroopas. Kuidas riik saaks aidata, ongi võib-olla selle, kui ilus või inetu nüüd seda rõhutada on, aga ma pigem arvan, et Eesti on tunduvalt mahedam kui võib-olla Põhjamaad välja arvatud, siis kui see ülejäänud Euroopa. No, see, mida ma küsin, kui on näiteks see, et kas meil üldse valikuvõimalusi on, kui võtta see tabel ette ja munad ja vaadata teisi riike, siis kas see ongi see, et väga, ütleme, tark otsus tehtud. Munad on see asi, kus ei sõltu sellest, kui sul palju pinda on. Kiiresti skaleeritav. Et küsimus ongi, et nad on valinud segmendi, kus selline kiire kasv on võimalik, kui tellimus on. Et selge see, et kui see sõltub, ütleme, sa paned ressursipiirangu ette, sul on maa näiteks, ma ei tea, soost korjad jõhvikaid, ei ole võimalik kasvada. Et küsimus on see, et kas Eesti valik peab olema see, et me valime tegelikult segmendi, kus vajadusel selline kiire kasv on võimalik, vastasel juhul me tegelikult seame ära, küsimus ongi, mis see piir on, 3,6% praegu sektori ekspordist, siis ütleme, me saame teoreetiliselt välja arutada, et mahetoidu osakaal võimatu ei kasva üle näiteks, ma ei tea, 12%. See on teoreetiline maksimum, kuna sealt tuleb teatud piirid ette. Arvas sellist struktuuri, nagu praegu mahetoiduaine sektoris meil on. Ja siis sellisel juurde tekib küsimus näiteks see, et me saame selle põhjal arutada, et kui palju ja kuhu me seda ressurssi peaks suunama. Teades, et see on meie piir. Ma võin ka lisada ettevõtjate poole pealt ühe asi, mis võib-olla oleks lihtsamini teostatav, et minust on vahepeal vaja taga sellist know-how abi ja võib-olla häid kontakte. Kui näiteks räägime mingist konkreetsest riigist, kuhu ekspordi mõttes liikuda, siis mina olen kosmeetikufirmast ja me põrkume nagu ka sageli sellega, et EAS, kelle suunas on ka küll ainult kiidusõna öelda, siis sageli on neil see know-how mingist kindlas kompetentsis, näiteks paljud majad, midagi sellist, aga selleks, kui sa otsid nagu oma alas mingid selliseid häid kontakte, kelle poole pöörduda, kui me ei räägi nüüd juba otseselt nagu lõpppoodidest ja edasimüüjatest, vaid nagu sellist seda vahelüli sinna, maaletoojad, siis selle osas nagu on see väga keeruline, et sa kas leiad sinna need liiga suured firmad, keda sina võita, või need väga väiksed, kellel puutub näiteks finantsvõimekus või mingi muu võimekus, aga seda head keskmist, kes sinuga sobiks, ei leia nagu üles. Ja messid, väga tahan pärast kuulda, kuidas nagu messikogemused on ka toredad, aga nad on natuke ikkagi nagu kahuriga tulistamine, mitte nagu snaipriga. Et selline, seda keeruline. No see esimene punkt kohe, raske on mitte nõustada see, et ütleme, see kontaktvõrgustik, mida saatkond või EAS saab pakkuda, võib varieeruda väga palju. See on see selle mõttes jälle, et väikse riigi nagu paratamatus, et kui sul on üks esindaja, kes teenindab kõiki sektoreid, see on küsimus see, et sul on kõigis võib-olla 2-3 kontakti. Siin, mis ütleme, ise diplomaadil võiks öelda, mis lahendus võiks olla, mis väga palju aitab, on see, miks ma tegin reklaamiga sellele visiit.ee koduleheküljele, on see, kui teha ärivisiite, mis on 1 või 2 sektori põhised. See oluliselt annab fookuse, kas saatkonnale EAS-ile keskenduda sellele sektorile teha kohtumisi. Kui sul on 10 ettevõtet iga üks eri sektorist, see on selge see, et see tulemus on palju pealiskaudsem. Me saadame endast rahast olulise osa, sellepärast et väljundit ettevõtlusse väga vähe olnud.
ja me selle nii-öelda kaotatud nööri jupidamaga kätte saada, see, mis puudutab KredExit, see ajastus praegu rääkida sellest on väga-väga oluline, et kui teil on nagu konkreetsed ettepanekud, siis võite personaalselt mulle saata, et me oleme läbi tegemas KredExile, et me muudame omaniku ootust. KredExi on omaniku ootus praegu selline, et ots otsaga kokku tulla ja tänu sellele on KredExi teenus väga, väga kallis. Et tegelikult me tahame, et EAS-i, mis puudab toetusi, toetused rohkem liikuda finantsinstrumentidele, võimendus on suurem, aga võib-olla muuta ka omaniku ootust, et riskijulgus oleks suurem KredExi puhul. Ja tõenäoliselt on selle aasta küsimus. Nii et kui teil on nagu ettepanekud, see, mis puudutab rahastamisvõimalusi, need on ja Eestis liiga pangakesksed ja pangad on väga konservatiivsed ja neid allikaid väga vähe, siis kuulan hea meelega.